Shalom ja tere tulemast tagasi saatesse Iisrael koos Aliinega. Täna tulime Beershebasse, patriarhide linna, et näha piibli arheoloogiat. Me näeme Abrahami kaevu, kuningate väravat ja samuti näeme midagi kohutavat ja vähetuntud, ebajumalate altarit, mis on otseselt seotud ühe piiblilõiguga. Me näeme midagi, mis šokeeris isegi kõige skeptilisemaid arheolooge. Nii et jääge meiega lõpuni, sest tänane päev saab tõesti olema üllatav. Kui olete valmis, siis alustame. Me oleme Beershebas, patriarhide linnas. Sellel paigal on peaaegu 4000 aastat ajalugu ja siin on talletatud väga palju piibli ajalugu. Selles piirkonnas elas ka meie patriarh Abraham ja siin 1969 aastal alanud arheoloogilised väljakaevamised avastasid tohutu koha, kus oli palju leide. Ja ma tahan alustada ühe kõige erilisemaga, mis asub kohe siin. Esmapilgul ei torka see koht eriti silma. Aga kui te tulete siia minu juurde lähemale, siis me näeme hiiglaslikku 70 meetrit sügavat kaevu. Ja arheoloogid arvavad, et see võib olla üks neist kaevudest, mille Abraham siia kaevas. Ja see lugu on täielikult kirjas esimeses Moosese raamatus peatükis 21, kui Abraham kaevab veekaevu. Aga Abimeleki sulased võtavad selle jõuga ära. Ja Abraham läheb seda Abimelekilt tagasi nõudma. Ja nad jõuavad kokkuleppele ja sõlmivad liidu. Abraham eraldab siis oma karjast 7 talle, et olla tunnistuseks selle kohta, et tema kaevas selle kaevu ja annab need Abimelekile. Ja see tõotus kõigi ees andis sellele paigale nime Beersheba, mis tähendab vandekaev, kuid võib tähendada ka 7 kaev. Ja nii kutsutakse seda linna tänaseni. Võite otsida seda tänapäeva kaartidelt. Isegi pärast 3800 aasta möödumist on see ikka veel vandekaevu asukoht. Ja see lugu näitab meile taas kord vee olulisust siin kõrbes. Me oleme Negevi kõrbe keskel ja ligipääs veekaevule oli elu ja surma küsimus Abrahamile, tema perele ja kõigile tema loomadele. Ja seepärast, kui veekaev kaevati, tehti seda juba sellisel viisil. Kõigepealt sai peakaevu juures visata sisse kannu või mõne muu anumaga, et inimestele vett võtta, aga loomade jaoks oli juba eraldi rajatis ehitatud. Sai vett võtta ja kohe vett valada ning loomad said seda otse siit juua. Me peame meeles pidama, et Abraham oli nomaad, elas telkides ja tal oli palju loomi. Seega elas ta Beershebas, kuid Beersheba ei olnud tol ajal suur kindlustatud linn. Kõik muutub alles 10. sajandil enne Kristust. Me räägime 3000 aastast tagasi. Kuningas Saalomoni ja kuningas Taaveti ajal ühtse monarhia perioodil kindlustati Beersheba ja sellest sai suur linn, mida näeme siin arheoloogilistel väljakaevamistel. Kuid kui arheoloogid hakkasid siin kaevama, leidsid nad midagi šokeerivat. Midagi, mis on piibli ajaloo käsitluses nii üksikasjalikult kirjeldatud, et see jättis kõik tõesti sõnatuks. Kuid see on siiski suhteliselt vähe avalikustatud, aga täna näitame teile seda kõike esimesena. Ja see lugu algabki just siin, kuningate ajastu müüride juures.
Siin näeme müüri ja ma tahan, et te märkaksite siin üht joont. See on restaureerimisjoon. Kõik, mis jääb joone alla, on 100% originaalne. Joone kohal võib olla mingisugust restaureerimist või isegi täielikku ümberehitust. See tähendab kivid, mis olid maha kukkunud ja pandi tagasi, või see siin, mis on tõesti originaali järgi uuesti üles ehitatud, kuid tehtud tänapäevaste kätega. Aga kui arheoloogid siin töötasid ja seda müüri ning selle taga olevat ladet kaevasid, sattusid nad mõnedele kummalistele kividele, mis olid teistsugused kui ülejäänud. Täiesti siledad ja tahutud kivid. Ja mõnel neist olid justkui sarved. Ja arheoloogid mõistavad, et need kivid ei olnud algselt osa müürist, vaid kuulusid mingile teisele ehitisele, mis mingil põhjusel lammutati ja mille kive siis taaskasutati. Ja mida arheoloogid otsustavad teha? Nad otsustavad need erinevad kivid müürist eemaldada ja hakkavad kokku panema puslet. Ja sellest puslest moodustub midagi üllatavat ning ma tahan seda teile nüüd näidata. Vaadake, kui uskumatu, arheoloogid suutsid selle eseme taastada ja said aru, et see oli 4 sarvega altar. Jah, altar on 1,60 m korda 1,60 m ning sellel tehti ohverdusi. Ja samuti on väga huvitav, et sellel on 4 sarve, sest piibel räägib meile mitu korda altari sarvedest. Need olid samuti viis näidata Jumala jõudu ning neil oli ka praktiline tähendus, sest vere piserdamise tseremoonia toimus just sarvede peal. Me nutame, et kui Jumal annab juhised tabernaakli ehitamiseks, ütleb ta, et altaritel peavad olema sarved nende 4 nurgas. See kehtis nii ohvri kui suitsutusaltari kohta ning sarved olid altari väga oluline osa. Me näeme seda 3. Moosese raamatus 8. peatükis 15. salmis. Mooses ohverdas vasika, võttis verd ja pani sõrmega natuke verd kõigile altari sarvedele, et seda puhastada. Ülejäänud vere valas ta altari alusele ja nii pühitses ta altari, et selle eest lepitust teha. Ja samuti oli altari sarve puudutamine viis varjupaiga saamiseks. Kuidas see toimis? Ohus olev inimene jooksis altari juurde ja haaras neist sarvedest kinni, paludes kaitset. See oli justkui öelda, ärge tapke mind praegu, ma tahan, et minu juhtumit arutataks Jumala ees. Aga see ei tähendanud, et inimene oli automaatselt vaba. Kui ta oli süütu või kui juhtumit tuli hinnata, võis ta saada halastust. Aga kui ta oli tahtlikult toime pannud raske kuriteo, näiteks mõrva, võidi ta isegi altarilt ära viia. Ja me teame, et see tava oli olemas, meil on piiblis 2 selget näidet. Üks neist on siis, kui Adonia haaras altari sarvedest, kartes kuningas Saalomoni ja talle anti sel hetkel armu. Ja teine näide on siis, kui Joab samuti haaras altari sarvedest, kuid tema oli süüdi süütu verevalamises, seega talle armu ei antud. Aga miks leiti siin Juudas olev altar lahti võetuna? Ja veelgi enam, miks olid selle kivid taaskasutatud müüri sees? Mis selle mõte oli? Vastus on samuti piiblis. Me näeme, et piiblis on viide sellele, et Jumala kummardamine pidi olema koondatud Jeruusalemma. Ja mitmel korral läbi ajaloo näeme, kuidas Iisraeli rahva inimesed ei kuuletunud sellele
ning mõnikord isegi tegelesid ebajumala kummardamisega mõnes linnas. Ja sellepärast on meil 2 suurt kuningat, kuningas Hiskia ja kuningas Joosia, kes viivad läbi usulisi reforme, et järgida Jumala tahet. Ja osa sellest reformist oli ebajumalate altarite mahakiskumine. Ja seetõttu nõustub enamik asjatundjaid, et selle altari lammutamine on osa ühest neist 2 usulisest reformist, mis on piiblis üksikasjalikult kirjeldatud. Kas siis Hiskia või Joosia omast? Siin Beershevas leitud altar on nii tähtis, et see viidi Iisraeli muuseumisse, et seda kaitsta. Ja see, mis siin meie kõrval praegu asub, on koopia. Juba ainuüksi selle ebajumala kummardamise altari leidmine on midagi uskumatut. Aga nüüd alustame meie loo šokeeriva osaga. Täna toon teile arheoloog Igael Yadini info, kes on üks Iisraeli tuntumaid arheolooge ja kes tõesti muutis meie teadmisi. Ja uurimus, mille Igael Yadin selle altari ja selle linna kohta tegi, näitab, et see on Joosia usureform. Vaatame, kuidas piibli kõige väiksemadki detailid siin täituvad. Ja sellepärast loeme nüüd koos kõik need kirjakohad läbi ja vaatame oma silmaga. Joosia oli 8-aastane, kui ta hakkas valitsema ja ta valitses Jeruusalemmas 31 aastat. Ta tegi seda, mis on Issandale meelepärane ja käis oma eelkäija Taaveti teedel, pöördumata ei paremale ega vasakule. Ja piibel ise ütleb, et Joosia ületas neid, kes olid enne teda, nagu ka Hiskia oli tema eelkäija. Ja samuti ütleb see, et ta ületas ka neid, kes tulid pärast teda. Ei enne ega pärast Joosiat olnud kuningat nagu tema, kes pöördus Issanda poole kogu oma südame, kogu oma hinge ja kogu oma jõuga, vastavalt kogu Moosese seadusele. Joosia valitsemisaega iseloomustas territoriaalne laienemine ja ka vaimulik ärkamine, näiteks templis. Ja nüüd peame kogu tähelepanuga lugema 2 kuningate raamatut, 23. peatüki 8. salmi. Joosia tõi kõik preestrid Juuda linnadest, alates Gebast kuni Beersebani. Ta rüvetas altarid, kus preestrid olid põletanud viirukit. Ta lammutas ebajumalate altarid väravate juures, sealhulgas Joosua värava altari. See oli linna valitseja ja asus vasakul pool sissepääsu juures. Kuulsime, kuidas see usuline puhastus jõudis siia kuni Beershebasse ja et ebajumalate altarid hävitati. Originaalis on kirjas Bama ja just see siin ei ole mingi suvaline altar, see on Bama tüüpi altar. Ja tekst ütleb meile isegi täpselt, kus see linna sees asus. Kuid on üks probleem. Kuna see altar võeti lahti, ei ole meil võimalik täpselt teada, kust see pärit oli. Või võib-olla siiski on. Just nimelt Igael Yadini uurimistöö püüab meile näidata, kus linnas see altar asus. Me saame seda näha arheoloogia kaudu ja just seda ma tahan teiega praegu teha. Kuulsime, et mitmete altarite seas, mille Joosia lahti võttis, on üks oluline, mis on konkreetselt mainitud. Salmi ütleb, et see asus Joosua värava lähedal, kuid peame märkima, et Jeruusalemmas pole kunagi olnud selle nimega väravat. Ja arheoloog Igael Yadin pakkus välja,
et selle salmi kõige tõenäolisem tõlgendus on, et värav viitas Beershebale, samas salmis äsja mainitud linnale. Nüüd kasutame piiblit kirjeldava kaardina. Vaatame siis, kus me asume. Siin taga on müürid, mida me alguses nägime. Aga kohe, kui me sisse astume, ei peeta seda siin väravaks. See oli avatud ala, nagu oleks see olnud võib-olla väljak. Värav on tegelikult siin. See on kuningate ajast pärit originaalvärav. Tollal olid väravatel mitmed külgtoad. Nendes tubades võisid olla sõdurid. Seal koguti ka makse. See tähendab ilma igasuguse kahtluseta, see on värav. Ja vaadake, õhupildilt on seda palju lihtsam näha. Väraval on 4 külgmist ruumi, kummalgi pool 2. Ja rauaajal oli Beershebas ainult 1 värav. Ja kas see ongi Joosua värav, mida piiblis mainitakse? Ja tekst ütleb meile, et värava vasakul küljel asus kuberneri maja. Siseene ja vaatenurgast läheme nüüd sisse ja pöörame vasakule. Pange tähele kõike, ka kõige väiksemaid detaile. Need on need ruumid, millest ma rääkisin, sõdurite ruumid. See on siis värava vasak pool. Ja just siin esimene hoone värava vasakul pool on see, kuhu me sisse läheme. Mis arheoloog Yigael Yadini sõnul oli siin kuberneri maja. Mida arheoloogia suudab meile kahtlemata tõestada, on see, et siin oli suur ehitis, suur maja. Muide, see ulatus palju rohkem siia poole, kuid kogu see ala siin varises kokku. Ma näitan teile nüüd ekraanil skeemipilti sellest, kuidas see maja siis välja nägi. Meil ei ole võimalik teada selle inimese nime, kes siin elas, ega ka seda, kas ta tõesti kandis nime Joosua. Aga kui see on piiblis mainitud maja, siis kus võiks asuda see suur altar? Altar, nagu me teame, eemaldati, kuid võib-olla on jäänud mõned vihjed. Ja vaadake midagi väga kummalist selle maja sees. Siin keset eikusagit, või vähemalt nii see näib, on trepp. Te näete selgelt, et see polnud trepp, mis viis teisele korrusele. Me saame vaadata vanu fotosid sellest, kuidas need täpselt väljakaevamistel leiti. Nii et esimene asi, mis tundub kummaline, on just see trepp, mis on paigast ära või mis näib mitte millegagi ühendatud olevat. Ja teine vihje on otse minu jalgade all. Vaadake, siin on selgelt maapinnale märgitud kanal. Aga kui see oli kellegi kodu, siis miks oli siin selline kanal? Tol ajal ei olnud majades sees kanalisatsiooni torustikku. Ja üheski teises Beersheba majas ei leitud sellist kanalit ega midagi sarnast. Kuidas seda seletada? Asjaolu on selles, et preestrid tegid siin ohverdusi, veriseid ohverdusi. Ja see suur kogus verd tuli ära pesta. Ja sellepärast, et verd linnast välja pesta, vajasid nad veekanalit. Ja kõik viitab sellele, et just siin, kus ma praegu seisan, asus see altar. Ja vaadake, see avastus tehti piiblit kasutades, võttes piiblist tükk-tüki haaval. Ja tõesti, kõik siin on täpselt nii, nagu piiblis kirjeldatud. Ja midagi sellist, ega isegi sarnast pole leitud mitte kusagilt mujalt Beershebast. Ja mis nüüd? Kui me ühendame siin arheoloogilistel väljakaevamistel leitu oma piibliteadmistega, siis sobitub kogu lugu ideaalselt kokku.
Sest me teame, et Jošia usureformi ajal ei olnud tavaks altareid lihtsalt haamriga purustada. Tavaliselt võeti altarid hoopis lahti ja maeti maha. Ja on täiesti loogiline, et töölised valisid lihtsama tee. Ma mõtlen, et altari lahti võtmine oli vajalik, aga treppe polnud vaja lahti võtta. Oluline oli altar ja selle sarved. Ja seetõttu on trepid säilinud tänapäevani, samas kui altar leiti siit lähedalt, kuid oli maetud. Tõesti, siin olles on väga erinev tunne, kui tead täpselt, mis siin üle 2000 aasta tagasi toimus. Beersheva on põnev paik, kus me saame ühenduda piibli lugudega, hoonetega, esemete ja asjadega, mida meie patriarhid ja kuningad kasutasid. Tõesti, see on ainulaadne tunne. Ja nüüd tahan ma kuulda teie arvamust. Kas te usute, et selles kohas, mida me just nägime, asus tõesti piiblis mainitud altar? Ja et Joosia hämitas ja lammutas selle? Et Higael Shadin tõesti lahendas üle 2000 aasta vanuse saladuse? Jätke oma arvamus siia kommentaaridesse. Loodan, et teile meeldis tänane video ja kohtume järgmisel nädalal.